nendel puuriloomikestel ei ole mitte midagi häda, neil on kõht täis ja katus pea kohal ja neid vaktsineeritakse haiguste vastu, et see ei ole sugugi niimoodi, et kui me nagu kõik loomad loodusesse laseme, siis neil hakkab seal parem. Ja minu küsimus ongi, et mis teil viga on, miks te loomikeste vastu nii julmad olete, et te tahate neid turvalisest täiskõhuga hoitud kodust ära ajada julma džunglisse? Miks te vihkate loomikesi? Ja ettevõtlusvabaduse valik on üks võimalik, kuidas inimesed saavad ennast teostada. Kas te ei lähe selle eelnõuga ettevõtlusvabadust piirama? Minu hinnangul see valdkond ei ole kindlasti ebahumaansem kui tõesti vabapidamislaudad, mis ei ole tegelikult vabapidamislaudad, vaid on kinnised asutused. Karusloomafarmid võiksid olla üks raha tootmise vahendeid Eesti majanduses. Ilmselt siin need loomakaitsjad ei ole kõik kursis ja populistlikult püüavad väita, kui halvasti meil karusloomi peetakse farmides, aga mina eluaegse põllumajandustöötajana võin küll öelda, et meil väga hästi on eriti viimasel ajal karuslooma pidamise tingimused paranenud, nii et see ei ole mingi argument, et need loomi peetakse mingi pidevas stressis. Küsimus ongi, et miks meie ettevõtjad peaksid olema ebavõrdses konkurentsis siin lähedal kas või põhjanaabrite või idanaabritega, et millel see nagu õigustatud põhineb? Aitäh. Karusloomakasvatus on äärmiselt efektiivne ja säästlik. Selles valdkonnas kasutatakse kõik ära, mingeid jääke ei jää. Meil on olemas silme ees selliseid maailmas konflikte, kus on tapetud miljoneid inimesi. Ma räägin Aafrikast, Kesk-Aafrikast, Põhja-Aafrikast, eks ju. Iraagi sõda on minimaalselt ära viinud 700 000 elu. Kas siin saalis on keegi kordagi öelnud midagi selle vastu? Ei, me kaitseme neid naaritsaid. Naaritsaid, kes vangistuses elavad palju rohkem kui nende sugulased seal metsas. Nii et küsimusi on siin palju rohkem kui vastuseid. Ning kasvatajate endi otseseks huviks on tagada loomade tervis ja heaolu. Ükski metsloom ega ka enamus lemmikloomadest ei ole nii hästi toidetud ega pideva kontrolli all nagu kasvandustes. Halbades tingimustes head nahka ei saa ja ükski kasvataja ei hakka kvaliteedi tõttu enda sissetulekuga riskima.